Tervist! Täna näitan teile, kuidas teha tagurpidi-parkimist, mis on ühtlasi ka teie lemmikparkimine. Ma soovin parkida parkimiskohta number 470. Võtad kõige vasakpoolsema parkimisjoone ja sealt hakkad lugema siis 1 joon, teine joon ja 3. joon. Lähme 3. joone juurde. Nüüd selle 3. joone võtad oma auto ukse keskele ja kuidas saab täpsema tulemuse, kui sa upid ennast natukene ettepoole ja vaatad, oba, ongi keskel. Vaatad tagurpidi käigu sisse, lükkad suunatule paremale ja nüüd hakkame tagurdama. Kui sa hakkad vaikselt liikuma, siis tuleb ka rool kohe paremale poole lõpuni välja keerata. Ja siis parempoolsest peeglist jälgid oma parkimiskohta. Parkimisel on lubatud ühte pidevat joont ületada, sellepärast ei pea muretsema. Aga oluline on see, et ainult ühte. Ja jälgid parema peeglit, jälgid vasaku peeglit, et jääksid võrdselt ilusti keskele. Ja kui on vaja kohendada, siis sõidad korraks välja ja tuled tagasi. Parkimise lõpetamisel soovitan alati tulla välja, kindlustamaks oma parkimiskohta, et kõik oleks õigesti tehtud. Mida jälgima peab? Et tagumine osa ei oleks üle pideva joone. Esimene osa ei oleks parkimiskohalt väljas, et ta jääks teistele sõidukitele ette. Ja vaatad, et auto oleks täpselt keskele pargitud ja sellega ongi parkimine lõpetatud ja eksamil enne ei ütle, et oled parkimise lõpetanud, kui sa oled autost välja läinud ja ära kontrollinud. Sest kui sa ütled, et sa oled ära parkinud ja pole kontrollinud, siis enam seda parandada ei saa.